kõige tähtsam on see, et enne võistlust ikka korralikult magada. Uni on ikkagi kõige parem taastamine ja see vast ongi edu saladus. Aga noh, edu on vasta alles siis, kui esikolmikusse pääseks ükskord oma klassiski. Siis võib edasi rääkida nagu edust. Arvestades seda, et vorm ei ole just kõige parem, siis võib isegi rahul jääda. Esimeses sõitus 15. koht ja kvalifikatsioonis oli 11. Aga proovime teist sõidu paremini. Mulle tundub, et Tauri tegi täna oma elu parima sõidu, kuna nii stabiilselt algusest lõpuni pole ta ühtegi võistlust minu arust sõitnud. Ja ettevalmistus oli ka minu poolt hea tagatud, sellepärast ma arvan ka, et tuli hea tulemus. Rada on niisugune päris hea, me ei oskagi võrrelda, pole nii kaua aega krossi sõitnud. Ma arvan jah, et natuke aukus ja natukene tolmu ja palju sõiteid. Ei, ma arvan, et väga hea, et Kaido Kase on alati hea raja teinud. Seekord ka pole alla jäänud. Ei tea, ma arvan, et minu jaoks hooaja kõige tähtsam asi Dakari ralli hakkas läheneb järjest, et nüüd ettevalmistus on nagu täies hoos, et on lihtsalt vaja sõidutunde. Ja kuna Rakveres 2 võistlust järjest ka, et siis oli hea võimalus, et proovida natuke krossi ka üle pika. Я приехал из Санкт-Петербурга, страны России, и я нашел это место. Позвонили мы друзьями, они нам объяснили. Мы сюда так и приехали. Но в России мотокросс другой, в Эстонии он более развит, тут более лучшие гонщики, их больше и больше трасс. Tänane päev algas väga hästi, esimees sõitsin Staris sain Lusbergi teisena minema ja esimesed 3 ringi oli juba täitsa palju lubavad, et saime päris ilusti üle seltskonnad teest ära, aga kahjuks jah, nagu juba selle aastaks saab kombeks läks käsi täis ja rütt läks ära sellega ja pidi kahjuks paar venda mööda laskma, aga no või hullu ka ei olnud, et eks teine sõit natuke üle rada on selgemaks saanud ja üritab nüüd paremini ennast vabamalt sõita, nagu et ei läheks liiga rappi ära. Oli enam-vähem isegi, stardi võitsin ära, sain ees minema ära ja teine ring tegin väikse pea, et panin liivalainet üle pea ja siis sai Raido ja Puhh said mööda. Ja siis õnneks sai pill käima ja sain kohe edasi sõita, püüdma hakata. Püüdsin nad kinni, läksin Raidost mööda ja püüdsin Puhhi ka uuesti kinni ja siis sõitsime sõidu lõpuni sabas. Et endale ikka põhud suht väljas juba ja ei leidnud enam lisaenergiat mööda minna.
läks üsna hästi. Sain sõiduvõidu. See Lurspa tegi lõpu päris keeruliseks, aga õnneks suutsin hoida, et teda tagapoolitada. Päriselus ma olen arvutiinsener laeva peal, et nagu IT-alal, et nagu kokku väga ei istu, aga tulebki leida elus ka teisi huvisid ja hobisid. No ma olen profiodaviskaja, profisportlane. See on mul nagu põhitöö ja siis käin ka ülikoolis. Muud tööd ma nagu ei tee ja muid hobisi veel ei ole ka otseselt välja kujunenud. Kuigi võib-olla varsti on jahindus ka väiksel määral ja kalastamine. Meil on alati sisemine konkurents Pärnu-Salu Matiga, et meil on ühesugused tsikid ja ühes tiimis. Et see on edasiviiv jõud, aga täna vist oli mina parim, ma ei tea, mitmes vain. Ei ole tegelikult liiva sõitnud, et Siim Rakveres üldse teist korda. Eelmine aasta sain ainult kvalifikatsioonid ja läks ikka katki, aga ei, teine sõit oli juba päris hea. Esimene sõit ei saanud nagu üldse pihta, et mida teha. Aga ei, peaasi, et tervelt kodus ja saab, see ongi mu konkurent Mati, et põhiline on tervelt koju saada, see on kõige tähtsam. Aitäh korraldajatele ja kõikidele, kes kaasa aitavad.